Nii, järgmiseks ettekandeks palun siia Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi direktori, emeriitprofessori Andres Siirde. Palun. Tere minu poolt, austatud saalis olijad, minister, kes küll nüüd peab hakkama nüüd koju sõitma, asekantsler, kes on meie hulka tulnud, sõbrad, kes mind jälgivad. Ma sain aru, et 300 kuulajat on, et see tekitab teatava pinge. Nagu te nägite, emeriitprofessor on päris palju esinenud, aga esineda nüüd, kus nagu kosmoselaevas, kus on siin videod ja asjad ja on minul ka uus kogemus, nii et selles suhtes päris huvitav. Aga aitäh siia kutsumast ja ma proovin seda oma ettekannet teha, milles on uhke pealkiri, uued tehnoloogiad, esitada teile selliselt, et ei oleks palju valemeid, sõna entroopia, eksergia ja jäävad mul täna kasutamata, aga viia teid selle teemasse sisse. Enne kui ma sellest esimesest slaidist mööda lähen, ma tahaksingi nagu öelda seda, et siin oli juttu, et põlevkivi on teemon ja et noortele peab tulema see parem elu ja see keskkond. Aga ma arvan seda, et tegelikult et kõik teadlased ja kogu ühiskond on ju kogu aeg tegelenud sellega, et elu oleks paremaks, et ka tulestel põlvedel oleks parem keskkond ja noored peaksid seda nagu vaatama, just selles vaatame mitte nagu teemonina, vaid kuidas seda edasi viia, kuidas see keskkond kogu aeg paremaks muutub. Me oleme ju kogu aeg sinnapoole liikunud, et keskkond on paremaks läinud. Mina oma elu jooksul näen, et ma elan kogu aeg nagu paremas keskkonnas ja paremates tingimustes. See on mul nagu arusaamatuks kogu sellesse vaatevinklisse. Ja teiseks, kui me vaatame neid teemoneid, ma juba lähen nagu paneeldiskussiooni, ma mõtlen seda näiteks, kui me vaatame ühte kemikaali, mis oli TTT, mis täna on nagu keelatud ja oli tehtud, aga ta päästis miljoneid inimesi, aastas 2,5 miljonit ravis ära, malaaria, tüüfused on kadunud, ja siis avastati, et ta on ohtlik, ta keelati, teemoniks teda nagu isegi nii palju nimetatud, põle on uued kemikaalid tehtud, raudtapid ja mis need nimed on, jälle on nad mürgised, jälle tuleb uus tehnoloogia välja töötada. Ehk see tehnoloogia arenemine ongi see, mille peale me ennast üles ehitame. Nii et see uhke pealkiri, mis siin oli tegelikult, ma täna tutvustan teile ühte RITA projekti tulemusi ja see RITA oli riigi teadus- ja arendusprogramm, millel oli päris palju neid suuri teemasi ja meie valdkond oli ka selline. Ja nüüd, kui me täna on diskussioon, et kas seda põlevkivi tasub veel rahastada, siis teadus on olnud kogu aeg projektipõhine viimased 20, 30, 40 aastat. Ja projektide peale tuleb kogu aeg võidelda. Selle RITA projekti saamiseks oli ka täiesti normaalne võitlus, et see teema üldse sellest RITA-st tuleks ja ma olen väga tänulik, et me lõpuks selle raha saime. Meil oli ka partnerid, nagu te näete, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, et päris suur seltskond inimteadlasi selle projektiga töötasid. Ma proovisin paigutada need nimed ka siia esimese slaidi peale, aga siis vaatasin, ta läheb nii kirjuks, aga ma tänan kõiki neid oma ülikooli ja Tartu Ülikooli ja Keskkonnaministeeriumit ja Majandusministeeriumit, kes selle projektiga seotud oli. Nüüd järgmisena, mida ma tahan teile rõhutada, te näete, see projekti kestus oli 3 aastat ja selle projekti maksumus oli 240 000 eurot. 300 inimest mind kuulab ja kuulavad ka kindlasti ärimehed ja mis te arvate, 243 000, 3 aastat 2 ülikooli peale, jagage selle peale ära, saab seda projektist tulemusi olla. No ei saa olla, järelikult teadlased ei saa töötada ka ainult ühe projekti peale, kus see raha tuleb. Ja ma ise hindan, et selle projekti maksumiseks 400 000, me panustasime ise ka juurde sinna rahasse. Kus see raha tuleb? Meil on teenuselaborid ja meil on projektid ülekanded, kuigi projektid ei tohi üksteist üle kanda ja ikkagi piiri peal oli. Ja see ongi see teadlaste oskus, et ise, kui audiitor läks sisse, ma suudan ära tõestada 400 000, kus me rahaliselt ise peale panime. Kuna ka kõik me ei saanud selle pealt palkad, siis mõned töötasid siis kuskil mujal palkadest või üle tundidega. Nii et see töö oli väga huvitav, ma ise olin selle juures nagu fanaatik ja hindan sellist, tänan veel kord seda tulemusi. Nüüd järgmine slaid on ka minu jaoks nagu selles suhtes huvitav, et kui me vaatame läbi ajaloo, siis 40 aastat tagasi oleksime hakanud nii pihta, et NLKP 25. kongressi valguses võeti vastu otsused ja me peame arendama tehnoloogiat. Ja nüüd mõni aeg tagasi me tegime niiviisi, et
karmistavad, see märkus tehti mu kolleegide poolt, et mul algus olid karmistavate keskkonnatingimustelt, me läheme tehnoloogiat. Ka see aeg on läbi. Täna me teistmoodi lihtsalt ei saa. Me peame tehnoloogiat arendama. Kuigi me oleme tehnoloogiat kogu aeg arendanud. Paratamatult me peame seda tehnoloogiat edasi arendama. Ja kui me vaatame põlevkivi sellist ajaloolist käiku, kuidas on toimunud, et kunagi oli see põlevkivi tõesti lokomotiivide kütus, auruvedurite kütus, Tallinnasse toodi, Tallinna elektrijaamad põletati, siis tehti autobensiini enne teist maailmasõda, ka sõjaaeg. Pärast seda oli nälg gaasist, hakati põlevkivi gaasistama, tehnoloogia muutus, kogu aeg toimus tehnoloogiline arendus. Siis gaasi saadi juba Peterburi või Leningradi ja Tallinnasse, aga elektrit ei olnud, tuumajaamas ei polnud, hakati tohutult arendama seda põlevkivi põletamist elektrienergia tootmiseks. Ja õlitööstus jäi nagu tahapoole. 1980 siis tuli uus tõus, aga ma olen olnud ka tol ajal nõupidamistel, kus Moskva aseminister, siis me pidime väävlit vähendama üle Nõukogude Liidu piiri 60 000 tonnid 32 000 tonnile, mis oli võimatu. Ja ainuke võimalus on Nõukogude Liidu läänepiiri tões laiendamine või jahmade sulgemine. Õnneks ei toimunud kummagit. Et tuli tehnoloogiline uus arendus ja see oli keevkiht. Ma võtan korraks vett ka veel. Nüüd ma jõuangi selle keevkihini, et me tegelikult selle kolme projekti aasta jooksul ka paradigmad nii palju muutusid, eks ole, aga põhimõtteliselt ta ikkagi liikus meil selle projekti pigem toetuse poole kui vastu töötamisele. Me suutsime seda niiviisi teha. Et seda õlitootmist on ju tegelikult kogu aeg nagu uuritud, aga tööstuse juures on ka selline, et eks tööstus ole konservatiivne, kui ta on kuhugi investeerinud, siis investeering peab kestma ikkagi aastakümned, eks ole, ei saa teha, et sa iga päev teed siis mingi uue tehnoloogia ja tuled talle seda peale müüma, aga peab tulevikku vaatama. Ja nüüd üks selline tehnoloogia, keevkihttehnoloogia, mis on kasutusele võetud nüüd täna nii mõlemast nii elektrienergia tootmisel kui õli tootmisel, külg selle koksi ja poolkoksi põletamiseks on ikkagi üks tehnoloogia, kus toimuvad hästi intensiivsed soojusmassi vahetused. Ehk ma suudan seda protsessi juhtida natuke rohkem, ma suudan ühtlustada temperatuure, ma suudan ühtlustada või pürolisi aegasi muuta, lõpptemperatuure muuta, mis tundub olevat niisugune positiivne uus tehnoloogia. Ja meie valisimegi siis endale selle uurimisprojektiks siia tegelikult selle peab tulema sobilik siis meetod, kiirpürolüüs ja proovida teda rakendada siis ka põlevkivi peal. Nüüd ma jõuangi siia hästi kuulsale pildile. See on vist ainuke alla, kus mul ei ole pandud kahjuks algallikas täpselt, mis raamatust ma võtsin, aga see on nii üldtuntud, vähemalt keemikute juures, et see on professor Agu Aarna, kes uuris põlevkivi just seda pürolüüsi ja seda keeminismi poolt, ongi see välja teinud siis sellesse uhke sellise koha, kus kerogeen, see orgaaniline osa, siis kui teda hakatakse pürolüüsima, jaguneb kaheks, alguses lenduvad kerged osad minema, kerge gaas, vesi, jääb termobituumen, mida siis jääb õliks gaasiks. Ehk me näeme seda, et professor Agu Aarna skeemi juures süsteemi kirjeldus on küll üldine ja sõltumatu. Me ei saa siin vaadata, kas on kiviter või Petroter või Enefit, eks ole, ta on üldine pürolüüsi protsess, aga me näeme igas kastis, kui oluline on siin see iga kastis protsessid toimuvad kindlate parameetrite järgi. Ja meie siis proovimegi neid parameetreid muuta ja vaadata selle protsessi järgi, mida me tahame saada tegelikult selles protsessis sees. Nüüd siin on see pilt kerogeen ja tema termini töötamine tänases sellises Enefiti ja Petroteri ja süsteemis. Me näeme, et siin läheb kindla tüki suurusega tükk sisse. Me teame, et see pürolüüsi protsess toimub 490 kraadi juures. Me hoiame seda temperatuuri väga täpselt. Seda on raske reguleerida, sest see tahke soojuskandja, mis sinna protsessi läheb, on 780 kraadi, natuke võib-olla allapoole. Põlevkivi on kuivatatud 120 kraadi, siis ta seguneb, ta ei segune alati need kõik väga ühtlaselt. Ma olen seda arvutanud, kui kaua see tükk seal sees on. Mina olen saanud 21 minutit, aga kui ma vaatan oma kolleegide ja teisi arvutusi, siis ma olen siia pannud need sekundid 500 kuni 2000 sekundit, ma arvan, see 2000 on natuke palju võitu.
ja me näeme, et see soojusülekaane on kuskil 100 vatti ruutmeeter Kelvini kohta, mis nüüd ühel vahel on. Järgmine pilt, mis mul seal paremal pool on, siis tegelikult selle kerogeeni struktuur. Seal on allikas ka, kus ma selle võtnud, Hiina tööst, aga mul on ka Eesti tööst siin allpool. Ja mida me näeme, et kui keerukas see tegelikult see põlekivi on. Et kui siin Alar või keegi ütles, et ei pane hindeid selle järgi, kuidas on tudengi pikkus, siis mina panen tudengitele hindeid selle järgi, kuidas ta tunnetab seda loodusseadust. Et kui ma õpetan termodünaamika esimest või teist seadust ja ta on seal pähe õppinud ja ma tunnen, et ta ei tunneta seda seadust, et ta ei ole nagu sisse läinud, et nagu muusikasse läheb. Ja nii on. Et kui me räägime, et põlekivi on teemon ja me ei tea tema struktuuri ja tema sisu, siis me ei tunneta. See pilt on toodud, et te natukenegi tunnetaksite, kui keeruline on see kerogeen või põlekivi ja miks me seda uurime. Et kui me seda ei uuri, siis on, ma olen 10 kordi seda öelnud, tahaks nagu üks tükk maa sees, nagu graniidikivi, aga graniidikivigi vaja uurida, sest on ka keeruline. Eks ole. Ja samas paneme miljoneid, et lennata Marsile uurida seda Marsi kivi, mis tuleb välja on põhiliselt raud. Et selles suhtes on nagu, kutsun üles põlekivi edasi uurima. Ka minu poolt sõnum. Nii, nüüd siin ei ole kordagi me kasutanud sõna ringmajandus. Aga see slaid on mul ringmajandusest, seda näidati ka eelmine kord siin samas põlekivi konverentsil. Siis saatsime siia Oliver Järviku, noore teadlase, kes juba tegelikult esitas selle projekti vahetulemusi. Ja tema ütles, et Kuldsu Siirde saatis mu siia, nii et ma näitan ringmajandusena seda. Tema näitas seda slaidi viimasena, et kuhu me edasi saaksime minna, et me saaksime modelleerida. Minule sobis see slaid juba tolleaeg niiviisi, et kuidas me edasi peame minema, et miks me peame midagi tegema. Ja see tegemine ongi sellepärast, et me peaksime vaatama nüüd, kuidas me saame seda struktuuri muuta nendeks komponentideks, mida me täpselt tahame saada. Ja kuidas me saame seda lähteainet siis muuta, ja et saada ka siis, see tähendab seda, et me peaksime pürolüüsi tingimusi varieerima oma parameetritega. See on siis aeg, lõpptemperatuur ja keskkond, ehk suunata pürolüüsi konkreetsete ühendite saamiseks. Selle töö juures me tegelikult ka modelleerisime, me proovisime ka mudeldada neid võimalikke reaktsioone, mis toimuvad ja nende saagiste parameetrid, tihedusi ja hapniku arvusi ja kõiki teisi. Nii et see aruanne on tegelikult ETAK-i lehe peal üleval ja kes tahab nagu rohkem sisuliselt vaadata, saab kindlasti sealt vaadata. Nüüd kiirpürolüüsi mõisted, et mis see on, et kus see vahe on. Et see on ka niisugune tinglik, et tegelikult kui me nägime, et kuumutuskiirus oli meil seal 21 minutit, mida ma olen arvutanud pedroterites ja enefitides, siis siin me räägime, kus kuumutuskiirus on 100 kraadi sekundis ja viibaeg on väga lühike, mõned sekundid. Ja pürolüüsi temperatuur jääb ikka 400-650 kraadi. Lendosa eraldub siis kiiresti ja peale kiirete jahutamist võib-olla need sekundaarsed lagunemisprotsessid jäävad toimumata ja võib-olla õlisaagis suureneb aeglase pürolüüsiga võrreldes. Neid tulemisi me saime. Ja samal ajal on keevkiht oma lihtsusele töökindlusele, mis on saavutatud üks levinumad tehnoloogiat ja teda kasutatakse päris palju ka tegelikult muude materjalide pürolüüsimisel, kaasa arvatud biokütuste pürolüüsimisel. Nüüd siin on üks pilt, et tegelikult et need kiirpürolüüsi meetodid on päris palju. Ja me oleme siit välja valinud, miks me valisime omale selle keevkihi, sellepärast oli kõige sobilikum pürolüüsi juures on see, et kui me see põlekivi me tahame, et see soojus tuleks samast materjalist, siis kas gaasilisest või siis sellest tahkest materjalist jäägist ja selle tõttu nagu see keevpürolüüs, keevkit-reaktor sobis meil kõige rohkem. Ma juba siia siiski ütlen, et te näete siin ka ühte tigu, oli vist mul siin allpool kirjutatud ka tigureaktor, õige terminoloogiaga, et me oleme endale ehitanud ka 2 pisikest tigureaktorit, et teha väiksed katsed edasi, nii et seda skeemi oleme vaadanud. Tähtis on vaadata ka, kui kaugele on tehnoloogiline areng liikunud nendest kohtadest ja siin ongi tulnud, et teadlane peab töötama niiviisi, et ta teeb ikka kirjandusanalüüsi, et mis teised on tehtud ja siis analüüsida, kas seal on kuskil kohti, mis on jäänud nüssi koht, et ta saaks edasi arendada. See oli rohkem ka isegi Tartu ülikooli poolne töö, metaanalüüsi läbiviimine
ja ka me näeme seda, see on küll suhteliselt vanast allikast võetud, aga me näeme ka siit juba pildi pealt tegelikult, et need keevkiitpürolüüsid või keevkiitpürolüüsid on tegelikult need, mis on niisuguse tehnoloogilises arengus tugevas sellises arenduses. Nüüd, kuidas me jõudsime sinna, kui te vaatate väikest ühte energiatehnoloogia instituuti ja meil on küll suur katsehall ja kõike, aga teaspõle me peame leidma oma vahendid selleks, et seda tööd läbi viia. Aparatuur peab olema. Et üks asi on see arvutusprogramm, mida me proovisime arvutada, aga teine on läbi viia katseid ja hakata seda ehitama. See teebki selle töö kalliks. Et ma ei tea, kas mu noor kolleeg Ameerikas ka praegu kuulab, aga ta just kirjutas niiviisi, et näiteks et katsed teha Ameerikas, et saada 20 analüüsi, iga katse on $100, aga tema professor leidis lõpuks raha, et ta saaks hakata, et see on ka põlevkivi töö, ma jõuan sinnani ka, või vähemalt paneeldiskussioonis, et ma saan nüüd need katsed hakata tegema. Ehk nende katsete läbiviimine on kallis, aparatuur laguneb, aparatuuri on vaja parandada, aga aeg jookseb projektiga peale. Et meil on olemas selline TGA või noored ütlevad DJ, et see on siis termogravatsiooniline analüsaator, mille peale saab panna küll milligrammides seda katse materjali ja nüüd me saame teda hakata kuumutama erinevas keskkonnas. Me näeme, et meil on siin keskkonnad olnud heelium, argoon ja lämmastik ja ka CO2 ja meil on see seade ühendatud, kas ta kuumutab erinevates keskkondades erineva kiirusega. Meil on ka kiirahi, mis läheb sekunditega, läheb 1000 kraadini ja gaasid, mis eralduvad massspektromeetrisse, me näeme, missugused gaasid hakkavad eraldama, missugustel temperatuuridel ja kas need keskkonnad hakkavad seda mõjutama. See oli üks töö. Kuna kiirpöörise ahi suured termilised pinged, siis ta läheb ikka pärast mingid katsed, on ta vaja ümber mähkida ja teha. Ja mis meie siis ka tegime, et me ühendasime ka selle kiirahju siis massspektromeetri juurde, mis me saime siis ka kiirpürolüüsis kiirahju panna ja saada siis need, mis siin on toodud, kuidas toimusid siis mingisuguste ainete eraldamised, need MZ4243, need on väävliühendid. Ma unustasin ütlemata, et selle töö juures me uurisime ka väävli käitumist pürolüüsi protsessis erinevates lõpptemperatuuride ja kiiruste juures, kuhu see väävel liigub, orgaaniline väävel, mis on seotud selle põlevkivi materjaliga. Ma pean vist... tuli, jah. Teine batch-reaktor ehk niisugune tsükliline reaktor, see ingliskeele nimi, mille me oleme ka ümber ehitanud ja siin on nüüd hea ka tuua näide, et teadlased ei saa töötada ühe projekti peal, et projekt lõpeb, kus teine projektid languvad, et Alar Konisti grant on ka siin selle seotud, et siin me kuumutame ühes kinnises ruumis ja proovi saame juba 5 grammi sisse panna, ka erinevas keskkonnas kuumutada seda ahju ette ja hoida lühikest aega seda proovi sees ja vaadata siis, kondenseerida, tekkivad aurud maha, võtta ka gaasi analüüs ja siis imiteerida sellist juba natuke suuremate kogustega kiirpürolüüsi sellist toimimist. Meil oli ka üks teine ahi ehitatud, kus siin allpool on tehtud 2 paralleelselt, ma nimetaksin seda ka batch-reaktoriks. See oli vana TG ahjust ise ümber ehitatud, me oleme insenerid, me peame ise ka ehitama. Ja siin see töö on ka seda, et siia jäi järgi juba piisavalt palju tahked materjali, mille tahkel materjali juures siis selle Alar Konisti grant oli see, et uurida tema absorptsiooni ja võimet, et kui poor need on ja kas seda kasutatakse. Ja need tööd on praegu siis noore kolleegi poolt ka Ameerikasse kaasa võetud, mis toimuvad Browni ülikoolis, et seal saaks juba midagi absorbeerida, mingisugust kahjulik aine, et kuidas ta töötab. Nii et selles suhtes põlevkivi see, me ütleme, et me ei vaata seda teemonit, me vaatame teda kui objekti, mida me saame kuskil kasutada. Näiteks see on kohe niisugune hea näide siia. Nii, et see batch-reaktor on meil päris palju töötanud, selle me võtsime vanast Koplist veel kaasa, ta oli ka siis kogu aeg üks seadese valmistatud, kogu aeg ümber ehitada. Nüüd üks suurem asi, mis oli selle projekti käigus ja mis oli mu omaaegne unistus, ei saa olla 5 milligrammi ja 10 milligrammi, meil on läbi 4 korruse katseseade, Alar Koniste rääkis, kuidas me seal teeme neid hapnikupõletuskatseid, sinna kõrvale kui siis oli ETP grant
juba siis mu noored kinkisid mulle esimese raamistiku, et kuhu ma oma unistusega tahaks sisse ehitada kiirpürolüüsi stendi, ja täna on ta 100% valmis. Kui ma koju läheksin ja paneksin materjalid sisse, ma võiksin panna juurde. Okei, me põletasime juba läbi ühe kumuti, aga see oli teise projekti jaoks nagu on, aga see olemas. Et see on see stend, millele me saaksime juba 20 kilogrammi tunni sisse anda. Tal on, me saame jahutada pürolüüsi tekkivaid gaase miinuskraadeni, eraldi õue ehitatud külmutusseade. Ta on vastavate võimsustega registreerimise piiri peal, ferioonide peal töötav ja projekti juures on ka see asi, et ta on kaks keevkihti. Sisemine toru on mul siin ka kütteks. Ma saan põletada keevkiis siis mingid materjalid, ka põlekivi, mis kummutab väliskeskkonda, mis on siis pürolüüsi keskkond. Pürolüüsi keskkond läheb läbi 2 tsükloni ja läheb siis selle jahutisse. Sinna ma saan juurde, mul on tehtud niisugused avad, kus saab juurde lisada siis erinevaid oksiide või ained, katalysaatorid, mis peaksid seda õli koostist võib-olla isegi selles kondenseerimise protsessis muutma. Edasi toimub siis jääkgaasi järel põletus, mul on seal avarii põleti sees ja siis jahutame siis selle gaasi maha ja läheb korstnasse. 2 korstna peale töötav seade, et on kohe valmis katsetusteks. Et täna on ainult ajalimiit on sellest puudu, et seda kohe katsetada. Et projektid, mis seda seadet juba vajavad, on tegelikult meil täiesti olemas. Nii. Edasi liigub ka. Läks, nüüd tuli 2 korda. Tulemusi on päris palju, nagu näete, et mis ma olen siia kirjutanud, et esitasime pürolüüsi parameetrite mõju tekkivate produktide omadustele, saagisele kvaliteedile. Meil oli need, mida me valisime, oli lõpptemperatuur, kummutuskiirus, osakeste suurus, osakeste viibeaeg, kasutatav rõhk, seda oli küll vähem, pürolüüsi keskkond kindlasti. Me valisime selleks objektiks siiski kiirpürolüüsi erinevate kiirustega tänu lihtsusele ja selle vaatevinkliga ka juba, et meil tulevad koos pürolüüsid ja need erinevad materjalid käituvad erinevalt ja me teame, et biokütused ja muud polümeersed materjalid pürolüüsivad tegelikult tulga kiiremini kui põlekivi. Et me peame neid tundma põlekivipürolüüsi ja kui me tahame neid koos pürolüüsida, siis me peame leidma siin oma optimumi. Ja analüüsime just seda, aga tänase seisuga pigem rohkem põlekivi peale. Ja siis me saime, mis selle eeliseks on, oleme need välja toonud, et eelis on ikkagi see, et lendosa eraldub kiiresti ja kiirel kuumutuse järgneb siis kiire jahtumine ja kondenseerimine, väheneb siis sekundaarsete lagunemisprotsesside osakaal võrreldes selle aeglase pürolüüsiga ja ka saagised muutuvad. Me uurisime ka siiski molekulaarsed parameetrid, süsiniku arvu, aromaatset või kaksiksidemete osa ja neid teisi rühmasi, mis siin juurde oli. Neid tulemusi on veel. Kuhu poole ma keeran pean? Siia poole. Tuli juba, jah? Siis mul näitab aega, et hakkab lõppema. Üks on veel, tulemused 2. Need kordavad, võib-olla nii palju ei ole omadused, aga mida me saime ka seda, et me nägime erinevad keskkondades ja ka me nägime, et kui see pürolüüs toimub, aga see on oluline selle CO2 suhtes, 3. punkt mummu, mis siin on, et keskkonna muutmine ei siiski olulist mõju selle protsessile temperatuuridele kuni 700 kraadi ei oma. Seega me saame seda keskkonda varieerida ja me saame ka võib-olla pürolüüsi potentsiaalselt ühildada siis CO2 püüdmistehnoloogiatega. See on ka selline üks tulemus, mille peale kindlasti on. Ja teine mummu, mis seal peal on, et me uurisime, kuidas pürolüüsi protsessi aegadega saab muuta siis ka lõpptulemust, mida me ootame. Kas õli liigub ju keemikaalide poole ja missugused parameetritega saagised me täna saama. Võib-olla jääb selleks liiga väheks ja järgmine samm, mida peaks tegema, on uurida siis nende katalüsaatorite kasutamist
aga see nõuaks nüüd täpsemat uuringut, ehk see on üks paneeldiskussioon, me vajame veel ikkagi aega ja seda raha ja võimalust need uurida, võib-olla isegi rohkem seda võimalust uurida, kui need rahalised asjad. Kui meil on võimalus uurida, me suudame ka raha leida. Nüüd, kuidas edasi? Peaks mul järgmine pilt tulema. Ops. Oli vist see. Nii on. Jätk, kuidas edasi minna? Ma saan juba öelda seda, et me juba jätkame selle põlegi uuringutega, et meil ei ole sugugi veel lõppenud, vastupidi, et miks Oliver Järvik minu asemel esine, sellepärast ta teeb praegu tööd, ta teeb katseid. Iga minut on arvel, et see ei ole üldse huumor. Et ütleme nii, et vahepeal olid need rasked haigused inimestel, nad pidid, et mitte teisi nakatama, pidid tegema töösel. See on tegelikult päris, see tähendab seda, et need inimesed, kes sellega tegelevad, on pühendunud, nendel on see pühendumus ja fanatism selle tööde tegemiseks piisav. Ja minu meelest, et vastupidi, et nagu me oleme nüüd teinud endale 2 kruvireaktorit, ühel pooleks siis tahkesoojuskande, mida me ette kuumutame, teisel pooleks põlevkivi ja saame sinna anda erinevaid lisandeid, need katalüsaatorid juba sisse ja vaadata, kuidas ta mõjub siis sellele õli omadustele, et kas me saame seal väävlit vähendada või mitte. Praegu me seda siis hoogsalt katsetame. Ja esimesed katsed olid tehtud, et me saaksime täpselt sama õli, mida teeb tööstus oma Enefitide ja Petroteride pealt. Kui me saime sama koostisega õli, siis me saime hakata ka neid lisandeid peale panema. Nii et sellise tööga me tegelikult täna jätkame, pluss siis ka nende tuhkade omaduste ja poorsuste uurimistega me tegeleme. Ja veel üks nutikas on peale, et me tegeleme tegelikult praegu selle tahkesoojuskand ja õli tootmisest CO2 püüdmistehnoloogia arendamisega, kuidas ta sinna peale läheb. Nii et me tööd ikka jätkuvad kogu aeg, et me sugugi ei ole pessimistlikus olukorras, et see poolt siis suur aitäh teile kõigile. Aitäh! Suur tänu, ma küsin, kas saalis on küsimusi? Ja palun, mikrofon on seal. Suur tänu huvitava ettekande eest. Ma küsin nii, et kui seda uut pürolüüsi stendi siin sa näitasid ja tutvustasid, et kas selle kõrval oli ka modelleerimise ülesanne. Et üks osa on eksperimenditehnika ja selle uue teadmise saamine läbi eksperimentide ja üht-teist on võimalik simulatsioonide abil saada. Ja ma mäletan eelmise aasta konverentsist Oliver Järvik mainis muulgas ka seda tegevust, mis on seotud nende uute tulemuste saamisega ja võimaluste uurimisega läbi simulatsioonide. Et kuidas sa üldse laiemalt näed seda simulatsioonide perspektiivi? Et kui palju nendest olulistest küsimustest saavad vastus läbi simulatsiooni ja kas see on suund, millesse me peaksime teadus-arendustegevuse mõttes nagu laiemalt senisest rohkem tähelepanu pöörama? Aitäh, hea küsimus, sellepärast tõesti ma arvan, et see küsimus on see, õige, et ainult minna katsetama, kui sa pole mõelnud, siis sa raiskad raha, sõna raiskamine ei ole ilus, et sa nagu ei ole optimeerinud, et kui tänapäeva tehnika on võimalik modelleerida, siis kõigepealt tuleb modelleerida ja modelleerimist kahtepidi. Mudelisse saab andmeid, kui sa oled katsetanud ja kui sa oled mudeli valmis teinud, siis sa lähed selle mudelist saadud tulemusega uuesti katsetama. Et see peab olema nagu ühine voog, et siin ei saa olla, et ma ainult modelleerin, ainult katsetan, et need peavad olema hästi kokku läinud. Ja Oliver ja see keemia pool ongi rohkem modelleerimise peale ja siis see vana backgroundiga soojus on rohkem katsetamise peale. Et nüüd on meil nagu päris hästi kokku läinud, nii et Oliveri pool on tõesti, Oliver Järviku poolt on tõesti see modelleerimise tema inimeste poolt ja minu ja meie poolt tuleb siis see katsetamine, pluss siis keemikud oma väikeste seadmete peal. Et see on, aga ma ei oska öelda, kas see modelleerimine ka nii palju odavam on, programmid on kallid ja kõik muud moodi, et kus see optimum tuleb, ma ei tea. Eelmise küsimuse eest aitäh, Renno Veintal, ja üks küsimus on veel, Riho Breivel, palun. No nii, väga huvitav selline lähenemine ja mis annab lootust, et me jõuame ka teatud, kuidas öelda, praktiliste kogemusteni lõpuks välja. Ja minu küsimus ongi ikka praktika seisukohalt.
olid ajad, kui me kütsime või kasutasime siin Ida-Virumaal ja vist kogu Eestis, aga ka Leningrad kasutas meie põlevkivigaasi. Põlevkivigaas muutus kallimaks siis, kui hakkas tulema maagaas ja tema kvaliteet, ma saan aru, ei olnud see. Ja siit küsimus. Ja teine on see põlevkiviõli katelde kasutamine, mis oli tõsi ka, aga oli ka väga keskkonnakahjulik selle ajal. Aga kui nüüd vaadata teie ettekannet ja ka eelmist ettekannet, mis näitab, et meie jõuame tegelikult hoopis teisele tasandile üldse kogu nende toodete puhul. Kas on mõeldav, et me jõuame tagasi põlevkivigaasi kasutamisele ja põlevkiviõli katelde, uute põlvkondade katelde kasutamisele, sest meil on ju probleem üldse praegu kaugküttega ja igasuguste muude küttesüsteemide ja inimeste vajaduste rahuldamisega. Aitäh! Aitäh selle küsimuse, et see tuleviku ennustamine on muidugi väga raske, aga see küsimus on väga õigustatud, et ma vaatan jälle nüüd oma vanuse ja selle põlvkonna peale. Kui mina lõpetasin ülikooli, siis Iru soojuselektrijaam sai valmis ja temal polnud mingit gaasi, teda põletati ainult masuudiga. Sest gaas oli nii kallis, isegi minule ülikoolis ei õpetatud maagaasi, sest maagaas on nii kallis kütus, et see peab tulevastele põlvedele. Ootamatult muutus hoopis vastupidi, et masuut läks nii kalliks, täna masuuti Eestis osta enam ei saa. Maagaas oli nagu odav ja liikus suhteliselt odav. Täna on jälle vastupidi, mõlemad on kallid. Gaas on kallis ja teine osa kallis. Ja ka Musta või seda Kopli Tehnikaülikooli minu rühmavennad, meile 2 põlevkiviõli katelt ja kogu hoonet. Praegu Mereakadeemiat kööti põlevkiviõliga. Aga me peaksime vist vaatama niiviisi, et me saaksime kogu selle ressurssi ära kasutada, et kui me suudame sealt eraldada nüüd endale need kemikaalide alused, et ma ei jõudnud siin, et me töötame koos ka selle kerogeni rühmaga. See termobituumeni juures, kus siin see pilt oli algus, ma mõtlesin, et termobituumenist hakata seda õli tegema ja neid happeid, orgaanilisi happeid, mida kerogeni rühm teeb, aga see oli vale suund. Et tegelikult, et me peame vaatama seda, et täna on meil ka fraktsioonid, et mis läheb laevakütusele lisandiks, seal on oma piirid, missugused piirid ja need, mis üle jäävad, kuidas me saame neid kasutada ja need ka miks ka mitte siis valmistada niiviisi ette, et need oleksid konkurentsivõimelised meil siin kohaliku kütusena katlamajades või mingi muu toodete juures, olgu need olemas. Ja täna me suudame siis ju puhastada need gaasid ju väävlitest ja lämmastikutest ja klooriühendutest ja kõikideks nii puhtaks, et nad on keskkonnaga valmis. Et kui minul oli koolis, siis vanemad õppejõud, kui ma olin tudeng, ütlesid, et me püüame kõik saasteained kinni. Jääb ainult 2 süütud asja, veeaur ja CO2. Ja nüüd me püüame CO2 ka kinni. Võib-olla järgmine kord tuleb ka veeaur kinni püüda, ma ei tea, siis on põletamine. Et ma arvan, et see selline paradigmade muutus, kus me seda jõuame tagasi, kui me vaatame neid hindasi, mis praegult on tulnud muudele kütustele, siis miks ka mitte. Ja, aitäh. Ja. Vaatan, et ka peale chati akna värskendamist ei näe ma küsimusi, aga palun, Indrek Kaarna. Et sa viitasid oma ettekandes mu vanaisale, et muidugi liigutab, aga vanaisa üks õpilasi, Aleksander Gaidarov, kes on Eesti Energia õlitööstuse isa põhimõtteliselt. Et ta ütles, et vanaisa oli alati öelnud, et põlevkivist õli tootmine on lihtne, aga keeruline on toota väikese tuhasusega õli. Et tuhasisaldus õlis on kõige olulisem. Et siit ka minu küsimus, et selle keevkihtpüroliisi korral, et sa ei toonud ühtegi tulemust selle kohta, et milline on tuhasus selles õlis. Et tegelikult selle keevkihtpüroliisi põlevkivi korral on uuritud Ameerika Ühendriikides 90. aastatel ja varem väga põhjalikult ja sellega tegeles Chevron, mis on teatavasti väga suur naftafirma. Ja nende probleemiks, milleks nad lõpetasid, oli just, et tuhasisaldus õlis oli väga kõrgel ja nad ei suutnud seda probleemi lahendada. Et kas teil on mingisuguse vastuseid sellele tuhasele? Ei, sellele mul kindlasti on vastuseid, et selle suhtes on see vanaisa need asjad, ma tean neid vanaisa artikleid, kes on kirjutanud, et
kunagi me pöördume ikka, kus elektri tootmine, me pöördume põlevkivist kindlasti selle õlitootmiste ja vedelkütuste ja pürulise juurde tagasi. Mul on see Rahvaajale artikkel silma ees lausa, see koht, kus see on kirjutatud. Ja selle küsimuse esitasin mina kunagi sulle akadeemias, kui te hakkasite tegema seda CFP-kollet Enefiti taha, et kas te ei karda, et see tahk- ja soojuskandja läheb liiga peeneks ja see tuleb sellest õliaurude tsüklonist välja ja teil õli see läheb veel rohkem tuhaga. Aga täna me ja 1980 loodud need esimesed uued T3000 jäid pigem pidama mitmetel põhjustel. Üks oli ka see, et ei suudetud seda, kas tollel õlidest nii palju seda tuhka välja võtta. See oli üks pidur, need pruuti välja tsentrifuugida ja kõike muid. Aga täna me oleme proovinud neid teha, et me küll lahustame teda bensiiniga, teeme vedelaks ja setitame. Ma arvan, et see on üks tehniline ülesanne, mida peab ära tegema. Et see ei ole selles suhtes keeruline läbi viia. Ja kusjuures selle keevkiht pürolis juures on selline, et mul ei pruugi olla ta sirkuleeriv keevkiht, ta võib olla mul ka nõndanimetatud klassikaline keevkiht, et siis need tüki suurused nii läheb peeneks. Et see on üks probleem muidugi, aga kivitelidega võrreldes on muidugi see peenosa kindlasti üks oluline. Aga ma arvan, et see ei jää probleemiks. Kuigi me sama küsimus esitasin sulle üks 10 aastat tagasi. Tore on kuulda seda. Aitäh. Aitäh. Aitäh.